Minu indiaani vorm on väga lihtne. Kõigepealt, kui mul on see tutsiimbol, siis ma võin olla pajude. Kui ma panen selle tuti aga tahapoole, võin ma muutuda Cheyenne'iks. Kui ma muudan selle aga hoopis vastupidiseks, panen allapoole külje peale, siis ma muutun Cheyenne'iks. Aga kui ma selle... Teist korda. Et see, kui sa juba vasakul olid üleval, siis... Mitte Cheyenne'iks, vaid see oli nüüd telavare. Ja kui ma panen selle taha, niimoodi, siis ma saan muutuda, ma ei mäleta enam selle nimetust, aga see oli kas varese indiaanlased või varese jalad. Aga kui ma panen selle hoopiski ette, siis sa oled tüdruk see Prantsusmaas. õige. Siis ma olen Cherokee naine. Ma mõtlesin, sa hakkad kankaali tantsima. Cherokee naine on, jah. Sel juhul, kui ma nüüd panen rahupiibu kõrvale, võtan sõjakirve kätte ja võtan komandori särgi seljast. Siis saab minust komandš. Aga kui püksidki ära langevad, kes siis sinust saab? Siis saab minust alasti komandž. Ma mõtlesin, et lihtsalt nudist, aga... Ma mõtlesin, et tuleb taas... Meil oli emakotka ja isakotka lend. Ma mõtlesin, et tuleb see taevaskoja reinkarnatsioon. Minu malevaegne perekonna nimi oli Untera ja see seostub minul alati see on niisuguse loomaga nagu hunt. Ja kui Toolik saatis meile selle tänase kokkusaamise kokkuvõtte või mis siin toimuma hakkab, et indiaani teema ja moedemonstratsioon, siis ainus sulgedega rüü, mis mul kapis oli selline. Ehk et ma siis natuke uurisin, et kas hunt ja indiaanlased omavahel ka kuidagi kokku käivad. Ja siis AI ütles mulle, et traditsiooniline loomhunt neil ei ole. Aga väga paljudes sellised väiksed märgid või sümbolid on küll, käpajäljed ja igasugused muud asjad. Aga mis on mis ta veel ütles, et hunt, olgu siis peale see U-tähega hunt, sümboliseerib näiteks perekonda ja ustavust, hundikari hoolitseb üksteise eest. Sümboliseerib koostööd, et edukas jaht põhineb koostööl, tarkust ja õpetamist,
Hunti nähakse vahel teejuhina, vaprust ja vastupidavust, vabadust ja loodusega kooskõlas olemist. Igatahes see hunt ja need, mida see hunt sümboliseerib, seostub vägagi selle meie maleva suvega. No oli äge pari küll. Tegime koos niisuguseid asju, mida ka täna 45 aastat hiljem on ikkagi nagu väga, väga mõnus meenutada ja ega meil niisama... Ja uuesti teha. Ilma aegu täna siin koos ei ole ja tegelikult indiaanlane minu elus nagu pole olnud, aga see logo on minu jaoks indiaani teema ja see suvi on indiaani show. Aitäh! Nagu te Sule asendist aru saate olema naisterahvas, et see naisterahva kostüüm, et ma ei hakka selga panema, kuna iga indiaanlane teab, et kui on sulg ees, siis on naine. Siis pluusi valikul lähtusin ma kaubanduse puudujääkidest punast pluusiat lihtsalt saada. Et siis olid sunnitud sinise valima ja siin on meie kaunis logo, mis peaks paistma helesiniselt taustal. Kus kohas? Ja meie suuarva. Oota, siia on Päitse käes paistis. See on indiaani vanasõna. Oota, tohib seda ette lugeda? Aga äkki oskad ise öelda? Ei oska, ma olen juba ära unustanud. Lambi poole. Sa ei näe lugeda. Meid tuntakse nende jälgede järgi, mida me jätame. Mille jätame. Just. Ja siis olen mina täheldanud, et indiaanlased arvastavad narmaid ja kõvasti magada. Et sellest on inspireeritud tänapäeva unenäopüüdjad indiaani vormist. Ja iga indiaanlasel peaks olema kaasas külmrelv. Ja kuna tänapäeval sõjaoht küll on olemas, aga mitte suguharude vahel, siis on see pigem söögi hankimiseks vajalik. Ja indiaanlastel on ka üks siuke vanasõna, et kuula rohkem ja räägi vähem. Ma olen kuulama, mis te ütlete. Tahaks see... Bravo! Ma tean lühidalt. Indiaani teemaga seob kõige rohkem, mitte see kaabu, vaid see sulg. See on nüüd siis peaks olema kotka sulg, mille päritolu on siis selle kroonist, indiaani kroonist. Lapsepõlves üks sõber Mart Kivastik, temal oli, isa oli tal sportlane, tal olid võimalused käia siis nagu seal läänes, tal olid plaadid, käisid muusikat kuulamas. Ja siis tal oli see indiaani kroon kodus. Kas ma pätsasin selle Sule või ta andis mulle, seda ma enam ei mäleta. Aga see sulg on mul saatnud kogu elu, ta on alati mul kirjutuslauas, pastakate, kõikide muude pintslite vahel. Ja ta on elus veel siiamaani. Ja teda läks vaja. Ja läks vaja, kui Ja läks vaja. Kümnes. Täitsa nagu... Tõenäoliselt. Kas sul on Saaremaa... Ainuke originaal täna. Kas sul on Saaremaa juured? On, jah. Ja, et see saarlane olevat ka ju seda surnud varest taskus kandnud. Ma tean, mitte aastat. Ma tean ise, et ma tegelikult ennast ehin võõraste sulgedega, need ei ole üldse indiaani riided. Kas nad natuke meenutavad indiaani? Minu arust on see lõuna... On küll Lõuna-Ameerika indiaani. Täiesti Lõuna-Ameerika indiaani. Täiesti. Sest no päriselt on need pärit Keeniast ja ma sain need kingiks oma sellelt tütre ämmalt. Aga no kuidas ma selle nüüd indiaanlastega ära seon, et on ühed põlisrahvad kõik. Ja need põlisrahvad, kellega mina olen kokku puutunud indiaanlastega, ma puutusin tõesti see eelmine laupäev, esimest korda tipitseremoonial, mida on Eestis tehtud 30 aastat juba. Ja see samas Kotkasul, kes seda nüüd seekord ka tegi, tema tegi seda juba 26. aastat. Üldse ei teadnud, et Eestis sellised asjad on. No ma tegin poole sellest ülesandest, ma olin kella 2-ni.
ei jaksanud olla hommikul välja seal. Ja ühesõnaga, ja siis me oleme kokku puutunud kogidega, kes on hoopis Kolumbiast, kes on ka põlisrahvas. Indiaanlased. On arvad, et kõik on indiaanlased. No jah, põhimõtteliselt neid võib-olla ka nimetatakse indiaanlased. Nendega ma olen ka kahel aastal nüüd kokku puutunud ja käisin jälle nende tarkust kuulamas ja päris põnevad tegelased. Et meil on nagu jah, ühiseid jooni ja õppida neilt palju. Lõuna-Ameerika tervitus. Natukene on mul, näete, mul on siin see, et ikkagi keegi ratsutab kellegi seljas, keegi saab millestki kasu. Meil on külaselts Pangakülas on selline koht, meil on väga hubane pisikene majakene selline, mida me kutsume oma pangapesaks. Ja meil käib peaaegu iga kuu käib keegi külaline meiega rääkimas. Meil on seal hästi palju erinevaid inimesi käib. Mati Kaal on meil lausa 3 korda külas käinud, sest ta kogu aeg räägib ja räägib. Viimasel korra rääkis seda, kuidas ta Keeniasse viib giidina turiste. Mati Kaal. Ja pärast seda, kui ta jäi loomaaiast ära, hakkas tema tegelema selliste reisidega. Ja tuli meile külla Ivo Tšetõrkin, kes on viimase aja elanud Peruus ja sellistes kohtades ja rääkis sellest, kuidas nemad tegid. 10 aastat on ta läbi viinud seal sellist nagu elamuse kohta, kuhu Eestist mingid grupikesed ütleb 6-8 kuni kõige rohkem 10 inimestest, üle 10 ei suuda korraga hallata. Viib nad sinna kohale. Ta näitas pilte, kuidas nad sõidavad mööda jõgesid. See laev näeb välja, nagu see oleks toodud lammutuskojast, kuskil laevade lammutuskojast, natukene keevitatud ja siis nendega sõidetakse sinna kohale. Siis lõpus on mingid pisikesed motorpaadikesed. Ütleb, et need majakesed on nagu hästi kõrgete vaiad otsas, sest vahepeal jõgi tõuseb mingi 2 meetrit või isegi rohkem, et oleks võimalik elada, ütleb, et kohutav niiskus. Ja siis need kohalikud inimesed, ütleb niimoodi, et tal on midagi vaja, siis ta sõuab sinna külasse, siis ta läheb külavanemaga rääkima, igas külas on külavanem. Läheb külavanemaga rääkima, siis kutsutakse külainimesed kohale ja siis hakatakse neid surnuks rääkima, et kuulge, et te tahate saada midagi. Me maksame teile raha, neil ei ole raha, kas seal midagi teha. Siis lõpuks räägitakse neile auk pähe, et mingi raha te ikka võtate, mingil ajal te ju lähete kuskile sinna välja maailma, kus teil rahaga midagi teha on. Ja siis nad kambaga tulevad, aitavad midagi ära teha ja paari öö pärast tulevad tädid varastavad kõik jälle ära. See, mis nad seal ehitanud on. Ja siis ta ütles, et tal on juba seal tütrike kasvab. Et tal on nagu, kohaliku naisega on tal lapsukene seal. Ja tal on omal ka naine. Ja siis ta ütles, selle külavanema on ka nagu šamaani kohustused nagu ja siis on neil sellised pidustustel on, nad teevad need mingid joogikesed, et šamaan teeb sulle joogi valmis seal erinevatest asjadest, ütleb, et midagi väga huvitavat on see, kus sa võtad mingid lehti, sa närid neid ja sülitad sinna kaussi, siis segad, lisad sinna veel midagi juurde, see lastakse natuke käärida ja siis pidustusel seda veel temmitakse mingite joogikestega. Sa jood selle ära ja siis oled sa niimoodi paar tundi niimoodi. See on marihuana liip. Ei, see on mingid teised, mingid koka, ei ole kokad, seal on veel mingid muud asjad ja võt sedasi. Ja ütleb, et ta elabki seal niimoodi. Ja ta ütles, et ta oli enne jurist. Ta oli jurist. Ja võt. Sai sellest elust nii ja läks sinna rändama. Väga suur fantastiliselt ta räägib ta. Muideks ta viimased saated, mis tal on telesaade, nagu järjesaade, ta on sama särgiga, millega ta käis meie juures. Võt nii. Minul võt.
Niimoodi tuleb lennata, tuleb lennata, tuleb lennata, tuleb lennata, ka siis, kui tiivad ei kanna, tuleb lennata, tuleb lennata, tuleb lennata, tuleb lennata.